Meile öeldi, et 2026. aasta robootika lahendavad MH370 mõistatuse. Selle asemel kulutati $100 miljonit selle tõestamiseks, et Boeing 777 võib tõepoolest jäljetult kaduda. Pole vrakki, pole vastuseid. Mitte midagi. Aga tegelik küsimus ei ole ookeanis. Küsimus on selles, kas matemaatika, millele me lootsime selle lennuki leidmisel, oli algusest peale vale. Miks siis lõppes $mitme miljoni suurune otsing MH370 jaoks lihtsalt ära? Esimene peatükk, $100 miljoni kaart, mis ei näita midagi. 23. jaanuaril 2026 pakkis lennundusajaloo kõige arenenum allveerobotite laevastik oma asjad kokku ja lahkus Lõuna-India ookeanist. Nad ei leidnud mitte midagi. Mitte ühtegi kinnitatud tükki Malaysia Airlinesi lennust 370 Boeing 777, mis kadus 2014 aastal pardal olnud 239 inimesega. Aastate jooksul on otsingumeeskonnad kaardistanud ala, mis on umbes Kreeka suurune. 54 000 ruutmiili kõige vaenulikumat ookeanimaal. Laineid, mis on laevades suuremad, hoovusi, mis võivad sind miilide kaugusele kursil kõrvale viia ja ilma, mis on nii tormine, et võib isegi autonoomsed süsteemid rivist välja lüüa. Äge Ocean Infinity hiiglaslikud allveesõidukid polnud tavalised masinad. Need sukeldusid peaaegu 20 000 jala sügavusele, mis on piisavalt sügav, et sinna mahuks 11 otsa 13 Empire State Buildingu. Sellel sügavusel purustaks survet tavalise allveelaeva. Ja ometi skaneerisid need robotid merepõhja sentimeetri täpsusega. Ainult 28 tööpäevaga, ülejäänud ajarikku silm kaeti umbes pool. 5800 ruutmiili suurusest sihtalast. Need olid kiiremad, täpsemad ja arenenumad kui kõik varem kasutatud seadmed. Nad tegid kõik õigesti. Isegi ookeani lõpmatuse tegevjuht ütles seda ise. See oli kõige keerukam tehnoloogia, mida ettevõte oli kunagi kasutanud. Kõik teostati veatult, kuid nad ei leidnud mitte midagi. Ei rusuvälja, killukest ega ainsatki Boeing 777 tükki. See tähendab, et probleem ei seisnenud otsingus ega tehnoloogias, vaid selles, kuhu neil kästi otsida. Sest see asukoht tuli satelliidilt, mis polnud kunagi mõeldud lennukeid jälgima. See tegi arvutusi, milleks seda kunagi ei loodud, ja see lõi otsinguala, mida kogu lennundusmaailm usaldas üle 10 aasta. Teine peatükk, selguse julmus. 8. märtsil aastal 2026 andis Ocean Infinity tegevjuht Oliver Plunkett välja avalduse. See langes lihtsalt kokku MH370 kadumise 12 aastapäevaga. See oli katastroofiliste läbikukkumiste kohta tehtud korporatiivsete avalduste standardite järgi märkimisväärselt vaos hoitud. Ta kirjeldas seda väljakutset kui peaaegu arusaamatut. Ta väljendas uhkust oma meeskonna üle. Ta ütles, et Ocean Infinity oli kasutanud kõige arenenumat tehnoloogiat, mida nad kunagi kasutanud on, kuid lennuk ei olnud seal, kus nad otsisid. Kuid hoopis üks teine fraas selles avalduses väärib tähelepanu. See, kuidas mitte millegi leidmine, on siiski oluline, sest see toob selgust. See välistab otsitud ala, kitsendab võimalusi ja annab tulevastele uurijatele puhtama kaardi, millega töötada. See on tehniliselt õige. See on teaduslikult kehtiv ja täiesti mõistlik väide. Kui sa oled üks neist 239 perekonnast, kes on 12 aastat oodanud kirstu, mis kunagi ei saabunud, siis on see avaldus ka täielik ränk hoop. Selgus välistamise kaudu on selline lohutus, mis mõjub mõistlikuna tahvlil, aga mitte päriselus. Üle 10 aasta on pered istunud pressikonverentsidel, mis ei avaldanud midagi. Nad on vaadanud, kuidas otsingulaevad lahkuvad satelliitühenduste ja tipptasemel varustusega, kuid naasevad tühja merepõhja kaartidega. Nad on saanud lennuki tükke, tiiva servaklapi, klapikatte, horisontaalse stabilisaatori paneeli, mis on randunud Reunioni ja Mosambiigi randadesse. See on tõend, et MH370 on kusagil selles ookeanis ja kinnitus, et vrakk on olemas. See teadmine on nii poolik, et see mõjub vähem hingerahuna ja rohkem mõnitusena. Voice 370 reisijate ja meeskonnaliikmete perekondi esindav Eestkoste Grupp ütles, et nad ei anna kunagi alla. Nad kutsusid Malaisia valitsust üles pikendama Ocean Infinity lepingut, mis kehtib tehniliselt kuni 2026 aasta juunini. See võimaldaks neil veel ühe otsinguperioodi, kui lõunapoolkera talv vabastab oma haarde otsingualalt. Nad palusid, et ei leia, ei maksa tingimused tehtaks kättesaadavaks ka teistele võimekatele süvamerede uurimisettevõtetele. Nad kirjeldasid kokkulepet täpsusega, mis on omane inimestele, kes on valusalt õppinud, et emotsionaalsed pöördumised mõjutavad valitsusi vähem kui lepinguline loogika. Valitsus ei maksa midagi, kui lennukit ei leita. Seetõttu tuleks Ocean Infinity mis tahes taotlusotsingu lepingu pikendamiseks rahuldada kõhkluseta. Malaysia lennuõnnetuste uurimise büroo kinnitas, et otsing ei andnud tulemusi. Malaisia valitsus ütles, et hoiab perekondi kursis. Ocean Infinity märkis, et nende spetsiaalne otsingulaev on nüüdseks suunatud teistele missioonidele ja lepinguaeg hakkab otsa saama. See ei ole ükskõiksus. See on loo administratiivne järelmõju, mille institutsioonid on juba läbi töötanud ja sulgenud.
paberid on arhiveeritud, pressiteated on kirjutatud. Otsinguala on välistatud, mis tähendab, et selgus on saavutatud. Ja kusagil Lõuna-ookeanis leebab endiselt merepõhjas Boeing 777, oodates ikka veel, et keegi esitaks paremaid küsimusi kui need, mida me oleme 12 aastat küsinud. 3. peatükk. 7 kaare eksiarvamus. Et mõista, miks 2026 aasta läbikukkumine on midagi enamat kui lihtsalt väga kallis pettumus, pead sa mõistma matemaatikat, mis otsinguala lõi. Ja et sellest aru saada, pead sa minema tagasi sellesse, millega uurijad tegelikult töötasid 8. märtsi 2014 aasta ööl. Vastus on mitte eriti palju. Maleesia lennufirmad kulude kokkuhoiu otsuses, mis jääb igaveseks ettevõtete koonerdamise annaalidesse, olid tellinud oma satelliitside teenusest kõige odavama paketi. Seda pakkus Briti ettevõtte nimega Inmarsat, kelle satelliidid haldavad kõike, alates kaubalaevade sidepidamisest kuni lennureiside ühenduvuseni pikamaalendudel. Jällegi, see oli säästupakett, see, mis ei sisaldanud GPS-i asukoha andmeid edastustes. Kui MH370 kadus radarilt ja lendas 6 tundi jälgimatult, oli ainus tõend selle õhusoleku kohta 7 automaatsest elektroonilisest käepigistusest koosnev seeria. Need saadeti lennuki sidesüsteemide ja kaubandusliku satelliidi vahel, mis asus 22 000 miili kõrgusel India ookeani kohal. Satelliit, mida polnud kunagi mõeldud lennukite jälgimiseks. Satellite, mis lihtsalt oli seal. 7 signaali. See ongi kõik. See on kogu tõendusmaterjal, mille põhjal määrati otsinguala, mis on terve riigi suurune. Ja mis nende signaalide juures veel on? Need ei sisaldanud mingit asukohainfot. Ei GPS-i, ei kõrgust, ei suunda, ei lennukiirust. Mitte midagi, mis ütleks, kus lennuk oli. Need sisaldasid metaandmeid, täpsemalt 2 väärtust. Esimene oli ajaviivitus, mis andis inseneridele teada, kui kaugel lennuk igal signaali edastamisel satelliidist oli. Kui märgid kõik võimalikud asukohad sellel kaugusel, saad ringi kaare. Teine väärtus oli Dopleri sagedusnihke, mille põhjustas lennuki liikumine satelliidi suhtes ja mis andis inseneridele aimu, mis suunas lennuk liikus. Ajaviivitus andis neile 7 kaart. Dopleri nihke põhjal said nad teada, mis suunas lennuk liikus, mis koondus tõenäosuskoridori India ookeani lõunaosa kohal. 7. kaar, viimane edastus enne vaikust, sai finišijooneks. Tööhüpotees oli, et kusagil selle lõunapoolse lõigu jooksul sai lennukil lihtsalt kütus otsa ja mootorid seiskusid. Abitoiteüksus käivitus just nii kauaks, et saata viimane automaatne signaal. Seejärel laskus lennuk ilma piloodita vette. Seda nimetati kummituslennu teooriaks. Reageerimata lennuk autopiloodil, mis lendab ise sirgjooneliselt ühtlase kiiruse ja kõrgusega, kuni kütus saab otsa. Meeskond ja reisijad olid mingil tundmatul põhjusel teovõimetud. Selle teooriaga on aga üks probleem, tegelikult isegi mitu. Üks probleem on see, et satelliidil, mis neid signaale vastu võttis, oli teadaolev orbiidi kõikumine. Perioodiline põhja-lõunasuunaline triiv umbes 3 kraadi iga 24 tunni jooksul. See on selline asi, mida tuleb lennuki täpse asukoha arvutamisel kindlasti arvesse võtta. Kui lennuki satelliitterminal ühenduse lõi, ei olnud seda parandust veel uuendatud. Selle kaldenurga parameeter oli seatud 0, eeldades, et satelliit on ideaalsel orbiidil, kuid tegelikult see satelliit ei olnud ideaalsel orbiidil. Mitmed satelliidieksperdid tõstatasid selle avalikult 2014 aasta mais, umbes 2 kuud pärast lennuki kadumist. Tuletatud otsingukoridori täpsuse täielikke tagajärgi ei lahendatud kunagi ametlikult. Tegelikult mindi neist suures osas lihtsalt mööda. Teiseks eeldab niinimetatud kummituslennu hüpotees, et lennuk lendas sirgjooneliselt ühtlase kiiruse ja kõrgusega umbes 6 tundi järjest. Iga kõrvalekalle sellest, iga pööre, iga kõrguse muutus, iga kiiruse reguleerimine nihutab lõppasukohta kaarel potentsiaalselt 100 kilomeetrite võrra. Teisisõnu, mudel valis kõige lihtsama võimaliku lennu käitumise ja ehitas sellele mitme miljoni dollari suuruse otsingustrateegia. 3. probleem, ja see on see, millest piisavalt ei räägita, on see, et 7. kaar ei olnud kunagi asukoht. See oli tõenäosuskoridor. Ligikaudu 1200 miili pikkune ring, kus lennuki viimane asukoht arvutati nende eelduste põhjal. Kogu otsingutegevus, alates ATSB aastatepikkusest operatsioonist kuni Ocean Infinity 2018. aasta ekspeditsioonini ja selle uuendatud 2025. kuni 2026. aasta otsinguni, oli sisuliselt läbikaalutud panus selle kohta, milline osa ringist oli kõige tõenäolisem. See oletus põhines kütuse modelleerimisel, ookeanitriivi analüüsil ja kummituslennu teoorial. Kõik see tugines satelliidi andmetele, mida kasutati kaugelt üle selle, milleks need üldse mõeldud olid. Nüüdseks on sellele panusele vastus käes. Otsingualad on jäänud tühjaks.
mõte, et see lennuk peab olema kusagil selles samas koridoris, kuhu me pole veel vaadanud, muutub üha raskemini kaitstavaks. 2026 aasta läbikukkumine nõuab midagi ebamugavamat kui lihtsalt korporatiivne avaldus. See väärib tõsist ümberhindamist. Kas tsoon oli algusest peale õige? Kas matemaatika, mis selle sinna pani, oli piisavalt tugev, et kanda nii suurt vastutust nii kaua? Tõenäoliselt ei olnud. Ja keegi tõenäoliselt teadis seda juba. 2014 aasta mais, kui satelliidieksperdid hakkasid esitama küsimusi, mis vaikselt kõrvale pandi, samal ajal kui laevad juba lõuna poole suundusid. 4. peatükk. Varjud sügavikus. On veel üks tegur, mis peaaegu kunagi pealkirjadesse ei jõua. See ei vabasta otsingutega tegelevaid ametnike vastutusest, kuid see on midagi, mida peaksime arvesse võtma. Ookeanipõhi ei ole parkla. Otsinguala asub ühe kõige geoloogiliselt rahutuma süvaveepõhja kohal kogu planeedil. Broken Ridge'i moodustis on tohutu veealune platoo, mille on loonud iidne vulkaaniline tegevus ja tektooniline lõhenemine. See domineerib otsinguala põhjaosas. Selle lõunakülg langeb ühe ainsa astanguga üle 16 700 jala. Veealused kaljud tõusevad üle 3300 jala ümbritsevast merepõhjast kõrgemale. Nõlvad on kohati peaaegu püstloodis ning keskmise linna suurused murruplokid on maastikul laiali. Võrdluseks, Suur kanjon on oma sügavaimas kohas umbes 5900 jalga. Sellel maastikul on mitmes kohas sarnane vertikaalne reljeef. Ja seda piirkonnas, mida enne seda õnnetust polnud kunagi kasuliku detailsusega kaardistatud. Varasemad satelliidipõhised merepõhjakaardid olid eraldusvõimega 4900 jalga piksli kohta. 200-jalase lennuki leidmine nende kaartidega oleks peaaegu võimatu. Külgskaneeriv sonar, mis on nende allveerobotite peamine tuvastusvahend, töötab nii, et saadab helipulsse mõlemale poole ja salvestab seejärel tagasi peegelduva signaali. See on äärmiselt tõhus tasasel või kergelt lainetaval maastikul, kuid kõik, mis jääb kaljuseina akustilisse varju, on selle jaoks sisuliselt nähtamatu. Lennuk, mis asub 800 meetri sügavusel veealuse astangu jalamil ja mida lähenetakse valest suunast, ei ilmuks sonariekraanile. See paistaks mitte millegina, tühjast merepõhjast eristamatuna. Kas on siis võimalik, et lennuk on otsitud tsoonis ja me lihtsalt ei suutnud seda näha? Jah, tehniliselt on see võimalik. Aga kas sellest piisab, et seletada 12 aastat ja 3 suurt otsinguoperatsiooni, mis kõik on tulemusteta lõppenud? Tõenäoliselt mitte. See viib meid küsimuseni, mida ametlik uurimine on terve 10 vältinud valjult välja ütlemast. 5. peatükk. Whisperi Mass. Kui Ocean Infinity robotid skaneerisid ametliku otsinguala, istus üks Briti pensioni lennundusinsener nimega Richard Godfrey kusagil laua taga ja tegi arvutusi, millest ametlik uurimine ei tahtnud midagi kuulda. Godfrey ei ole mingi veidrik. See on oluline kohe alguses selgeks teha, sest see, mida ta pakub, kõlab esmapilgul nagu midagi sellist, mis jätab sind tõsistest vestlustest kõrvale. Ta on projekteerinud avionikasüsteeme Boeing 747 ja Panavia Tornadole. Ta oli MH370 sõltumatu grupi asutajaliige. See on inseneridest, pilootidest ja teadlastest koosnev vabatahtlik kollektiiv, mis on seda juhtumit alates 2014. aastast uurinud. Austraalia Transpordi- ja Ohutusamet tunnustab isegi tema tööd. Sellel mehel on tõsised volitused, kuid tema teooria on see koht, kus asjad muutuvad keeruliseks. Godfrey on uurinud midagi, mida nimetatakse Whisper andmeteks. WSPR tähendab mõrgasignaali leviku raportööri ning see on ülemaailmne amatöörraadiojaamade võrk, kus jaamad pidevalt saadavad üksteisele signaale, et testida atmosfääri raadiotingimusi. Iga 2 minuti tagant saadavad need jaamad üle maailma madala võimsusega signaale ning iga tulemus salvestatakse avalikku andmebaasi. Godfrey väidab, et suur lennuk, mis lendab läbi ühe sellise signaali tee, tekitab tuvastatava häire justkui varjuandmetes. Ja uurides 2014 aasta 8. märtsi öö Whisper logisid, väidab ta, et suudab MH370 tegeliku lennutrajektoori taastada. Tema järeldus on, et lennuk asub umbes 33. lõunalaiusel ligikaudu 1200 miili kaugusel Perthist läänes. See on täpselt seal, kus ametlikud otsingud on juba toimunud. Teadusringkondade vastus sellele on olnud diplomaatiliselt öeldes skeptiline. Raadioside eksperdid on väitnud, et lennuki poolt hajutatud signaal oleks mitme suurusjärgu võrra liiga nõrk, et seda usaldusväärselt tuvastada. Victor Iannello, üks kogu MH370 kogukonna kõige tunnustatumaid sõltumatuid analüütikuid ja Godfrey endine kaastööline, on avaldanud üksikasjalikke tehnilisi vastuväiteid. ATSB tunnistas Godfrey üldiselt MH370 teemal usaldusväärseks, kuid jättis väga hoolikalt ütlemata midagi positiivset just Whisperi kohta.
nii et Whisper võib eksida ja tõenäoliselt eksibki, vähemalt praeguse teadusliku konsensuse järgi. Kuid Godfrey tegelik panus ulatub kaugemale raadiomeetodist. Olulisem on tema põhinõue, et Inmarsati matemaatikat tuleks käsitleda hüpoteesi, mitte lõpliku otsusena. Selle vastu on eriti nüüd raske vaielda. 6. peatükk. Aktiivse piloodi teooria. Kas mäletad kummituslennuteooriat? See eeldab, et MH370 lendab ilma kõrvale kalleteta, kuni kütus otsa saab ja kukub otse alla täpselt sellele ookeanialale, mille matemaatika ennustas. Ometi jäid kõik otsingualad tühjaks, mis tähendab, et kas ookean peitis selle ära või lennuk ei käitunud nii, nagu kummituslennuteooria eeldab. Ja kui see nii ei olnud, siis on tegelikult ainult 2 seletust. Kas juhtus lennukis midagi katastroofilist, mida keegi pole suutnud täielikult seletada, või keegi juhtis seda lennukit sihilikult edasi? Katastrofoolise rikke pooldajatel on oma seisukoht, mida tasub kuulata. Mõned uurijad usuvad, et tulekahju või äkiline elektririke võis üheaegselt rivist välja lüüa transponderi, A-Carsi ja raadiod üheainsa ahelreaktsioonina. Meeskond, kes jäi äkitselt välismaailmast isoleerituks, pöördus tagasi lähima lennujaama poole. Neil on umbes 30–60 sekundit kasulikku teadvust enne, kui hüpooksia võimust võtab. Boeing 777 autopiloot, mis on loodud erakordse varusüsteemidega, hoiab lennuki stabiilsena ja õhuhus kaua pärast seda, kui inimesed pole enam võimelised seda juhtima. Teisisõnu, tegemist on kummituslennuga, kuid sellisega, mis algas meeleheitliku hädaolukorrana, mitte kurja plaanina. See on loogiline teooria. Probleem on aga neis 6 tunnis. Lennundusajaloos pole ühtegi kinnitatud juhtumit, kus lennu ajal oleks tulekahju olnud nii tõsine, et kogu meeskond oleks rivist väljas, kuid lennuk ise poleks tunni jooksul hävinud. See toob tahtliku tegevuse teooria taas päevakorda. Seda on raskem kõrvale lükata, kui keegi meist sooviks. Me teame, et MH370 ei triivinud juhuslikult kursilt kõrvale. See tegi täpse 180-kraadise pöörde ja liikus seejärel trajektooril, mis vältis Indoneesia radarite katvust. Satellite-sidesüsteem lülitati lennu keskel Malacca väina kohal uuesti sisse manöövriga, millele pole rahuldavat juhuslikku seletust. Ja kapten Zahari Ahmad Shahi koduses lennusimulaatoris leidsid FBI analüütikud 6 andmepunkti, mis kujutasid simuleeritud lendu Kuala Lumpurist. Nad lendasid üle Malacca väina, pöörasid lõunasse ja laskusid siis üle India ookeani kaugem osa, kuni kütus otsa sai. See oli lennutrajektoor, mis meenutas väga MH370 taastatud marsruuti. Mitte miski sellest ei ole tõend. Simulaatori andmeid on juba 10 aastat vaidlustatud ja täpsustatud. Malaisia valitsuse ametlik aruanne ei jõudnud järeldusele selle kohta, mis pardal juhtus. Kuid 26 aasta otsingu ebaõnnestumine viitab vaikselt aktiivsele piloodile, kes ei pea maanduma seal, kus kütusearvutused seda näitavad. Kontrollitud liu koos viimase suunamuutusega, teadlik otsus selle kohta, kus see lõpeb. Ükskõik milline neist liigutustest viib vraki väljapoole otsinguala, mis on täielikult üles ehitatud eeldusel, et keegi ei teinud üldse mingeid liigutusi. 7. peatükk. Vaikuse geopoliitika. Pärast Ocean Infinity 8. märtsi 2026 ametlikku avaldust otsingu lõpetamise kohta ei kutsunud ükski valitsus kokku erakorralist pressikonverentsi. Pekingis polnud ühtegi transpordiministrit, kes oleks perekondi lootanud. Malaisia valitsus ja selle lennuõnnetuste büroo teatasid, et hoiavad perekondi kursis kõigi edasiste arengutega. Ja niimoodi, $1,5 miljardi suurune 12 aastat kestnud mõistatus vaikitakse administratiivselt maha. Vaikusel on teatud poliitiline mõte, kui oled valmis jälgima raha ja piinlikkust. Malaysia kulutas aastaid loo ohjamisele, mis paljastas katastroofilised puudujäägid nende lennuliikluse juhtimises, sõjaväeradarite jälgimises ja esmases reageerimises. Ainuksi rahvusvaheline ATSB juhitud otsing maksis hinnanguliselt $200 miljonit Austraalia dollarit. Hiina kaotas pardal olnud 239 inimesest 153 ning neil on Malaisiaga keeruline diplomaatiline suhe, mis ulatub kaugemale sellest tragöödiast ja kestab veel kaua pärast seda. Kellelgi neist laua taga ei ole tugevat motivatsiooni rahastada uut otsingut, mis võib taas lõppeda tulemusteta. Voice 370 võitleb endiselt. Perekonnad ootavad ikka veel. Leping lõpeb juunis vaikselt, ilma arvet maksmata ja ilma pressikonverentsi korraldamata. Kuskil India ookeani lõunaosas või võib-olla sellest kaugemal lebab Boeing 777 millegi põhjas ja ootab. Me ehitasime inimkonna ajaloo kõige keerukama otsinguseadme, et seda leida ja tulime tagasi kaardiga, mis näitab, kus seda ei ole. Kui MH370 ümber toimunu inimliku eksimuse, mehaanilise rikke ja institutsionaalse hooletuse ulatus paneb sind kahtlema igas pardakaardis, mida oled kunagi käes hoidnud, siis ära muretse, meil on veelgi rohkem. Selles samas kohas pärinevad inimkonna ajaloo kõige hullumeelsemad lennuõnnetused. Sinu lennuhirm ei ole enam kunagi endine. Või vaata selle asemel seda videot.